aga juttu oli, vähemalt see välja lubatud, et me vaatame, mis asi on litsentsikalkulaator, mis võiks aidata keeleressursside loojaid siis oma ressursile kasutustingimusi valida. Et Clarinis on niisugune asi välja töötatud. Ja et võib-olla teeks väike interaktiivselt, kuigi te olete rõõmustavalt hoolega kaasa töötanud ja omalt poolt kaasa elanud ka, et vaataks, mõtleks siis igaüks oma ressursi peale ja siis vaataks, kuidas nendele küsimustele vastata ja mis me tulemuseks saame. Et see on põhimõtteliselt tõlgitud inglise keelest ja välja töötatud siis Clarini projektis. Et kui me hakkame nüüd sellesse kolladesse tulpa küsimustele vastates lihtsalt yes or no vastuseid panema, siis siia ülesse sellesse kasti ilmub siis võimalik pakkumine litsentsitüübiks. Nii et nii nagu Aleksei juba rääkis, litsentsitingimuste valikul tuleb sageli teha mingisuguseid nagu otsuseid ja endale teadaoleva informatsiooni põhjal. Nii et esimene grupp siis küsimusi on selle kasutaja tuvastamise ja ligipääsu tingimuste kohta. Et kas te teate, et teie ressursi kasutaja, kas ta peab ennast autentima, see tähendab siis seda, et endast isikuliselt teada andma. Et kui te olete seotud identiteedipakkujaga taati kaudu näiteks, siis tähendab see seda, et teie ei pruugi küll ütelda konkreetse ressursi allalaadimise juures, et mina olen see ja see, aga teid automaatselt, kui te olete sisse loginud oma teadusasutuse kontoga, teid automaatselt tuvastatakse nii-öelda ja öeldakse ja teatakse, et te olete nii-öelda õigustatud kasutaja, sest te olete teadlane, te tulete sealt teadusasutusest ja teadusasutus, see mida teadusasutus edastab teie kohta siis teenusepakkujale ehk siis keeleressursside keskuse registrile, sellele Metashare'ile on mitmesugune info, ta edastab kindlasti selle, et jah, see on meie töötaja või et see on meie kasutajakonto ja siis ta võib edastada kas ainult et jah, see on meie teadustöötaja ilma isiku nimeta, aga et ta võib ka edastada isiku nime, ütelda, et tegemist on Kadri Videriga. Aga iseendal taati kaudu sisse logides või taati kaudu kasutades ei ole vaja teha ekstra näpuliigutusi selleks, et ennast sisse logida ja jälle neid samu meelest minevaid paroole sisestada. Seda laias laastus see autentimine siis tähendab. Ütleme näiteks, et kasutaja peab enda autentima. Vaatame, mis siis juhtub. Praegu need vastused on siin nii. Vastused on siin inglise keeles, aga see ei ole keeletehnika, ainult panna sinna eestikeelseid vastuseid. Ja mis me näeme, siia üles ilmus soovitus kasutada sellisel juhul Clarini küll avalikke kasutustingimusi, aga selliseid, mis nõuavad siis kasutaja autentimist. Järgmine küsimus on, et kas kasutaja peab end määratlema spetsiifiliselt näiteks teaduskasutajana või siis keeletehnoloogia arendajana. Siin on kaks laiendit, üks on siis see edu kasutaja nii-öelda, ehk siis teadusasutuse kasutaja, teine on siis see meta kasutaja,
et ta on nagu spetsiifiliselt keeletehnoloogia ja keeleteaduse huviline. Aga kas see meta hõlmab põhimõtteliselt ükskõik mis keeletehnoloogia arendajaid või mingi institutsioon? Tegelikult siin võrgustunud. Ja seal mõeldakse just need metaneti võrgustiku liikmeid, mis on ka ikkagi institutsioonipõhine organisatsioon, ühesõnaga, et institutsioonid on liitunud, Tartu Ülikool näiteks on liitunud metanetiga. Allkirjastanud mingisuguse memorandum of understanding või mingid sellised asjad. Või on mingi, ma ei tea, mingi suvaline keeletehnoloogiaga tegelev firma, kes ei ole selleks võrgustikus, kas siis ta automaatselt ei saa ligipääsu? See ei ole selles mõttes ligipääsu küsimus, et siin pakutakse, eks ole, milliseid kasutustingimusi. Ühest küljest see, kes tahab metaneti võrgustiku kaudu millelegi ligi pääseda, seal ei ole sellist keskset autentilist mehhanismi, aga kui ta tahab kasutada metaneti tingimustele vastavalt, siis ta peab olema metaneti võrgustiku liige, mis tähendab omakorda, et ta on teadlik nendest tingimustest, mis metaneti võrgustikus ressursse jagades on. Nad teaduskasutajal ei erine palju, et seal nendele ärikasutajatele on võib-olla paremini ära selgitatud mida seal. Lihtsalt, et kui näiteks mõni ärikasutaja tahab kasutada minu pakutavat ressurssi ja ma olen pikkinud selle metalinnukese siin tingimustes, kas see tähendab seda, et ta peaks siis hakkama liituma metavõrgustikuga? Pigem see tähendab sinule seda, et sa võid ka lisada metaneti litsentsid oma litsentsi valikutesse. Ja kui siis ärikasutaja, seal on olemas ka eraldi ärikasutaja litsents metanetis, et sa paned oma litsentsi valikutesse ka selle metaneti litsentsid ja siis antakse sellele tehnoloogia või ütleme ärikasutajale, enamasti on ärikasutajad, antakse nõustumiseks see metaneti ärikasutaja litsents. Ja see on praegu siin küsimuse, kui ma panen siia yes, siis see tegelikult ei tähenda, et see peab olema just tingimata metaneti oma. Siis kadus siit praegu üldse millegipärast identifitseerimisnõuegi ära. Vaatame, mis edasi juhtub, aga põhimõtteliselt see tähendaks seda, et siia peaks tulema ikkagi see, vähemalt see AK nõue. Vaatame siis, et järgmine küsimus on, et kas kasutajale antakse ligipääs ressursile määratletud üksikjuhtudel, näiteks tasueest või uurimisplaani esitamisel. See on see identifitseerimise juurde käib veel lisaküsimus, et me teame küll, kes sa oled, aga milleks seda vaja on? Selle kohta me oleme suutnud välja mõelda. Kas seal on selline vormiline, et ükskõik enam-vähem nagu need tarkvara võimaldab mul artiklit kirjutada niimoodi, ma võtan samasuguse uurimisplaani esitangi, võtan selle Eesti geenist, võtan panema nime sisse, et näed, see ongi uurimisplaani. Kas neid uurimisplaani sisuliselt hindab või lihtsalt vaadatakse, et ma mingi paberi saadan? Või kuidas sa oled mõelnud seda? Vaatab, et ei, sul on hüpoteesid ikka nii nõrgad, et sul ei ole nagu vaja ikka seda keeleressurssi kasutada. Paneme siia selle yes, siis see liigitab nagu automaatselt, et sa peadki koostama selle restricted kasutustingimused. Ja siis selles konkreetses restricted tingimuste loetelus ütled, et mida sa pead tegema selleks, et sa saaksid seda ressurssi kasutada. Jah, aga kuidas nagu seda mõelda, ma ei tea, et mind selle juures ei olnud nagu need tingimused, just nagu see tingimus, et ma võtan kopeerin võlaõigusseaduse ja saadan sulle, et see on uurimisplaan, Restricted tähendabki alati seda mitteautomaatset luba, siis vaataks selles asi läbi. Et siis keeleressursi see, kes need õigusi saab või ligipääsu annab, eks ole, siis vaatab, mida võrguta selle võlaõigusseadusega teeb seal? No vaatab siis, kas praegu on siis? Näiteks kui sa
ütles näiteks, et ma tahan selle põhjal, ma ei tea, laulu sõnu genereerida või midagi sellist, siis ma vaatan selle uurimisplaani üle ja ütlen, et sorry, aga sinu plaan ei vasta meie tingimustele või see ressurss ei sobi sulle ja me ei anna sulle ligipääsu. Sest et minu meelest see restricted litsents igal juhul, peab midagi nagu spetsiifilist olema, see ei ole sellise üldteada asi. Ja siis ongi see, et antakse sulle see konkreetne restricted litsents ette, selle ressursiga seotud ja siis öeldakse, et saad ligi siis, kui me aktsepteerime sinu uurimisplaani või kui sa oled meile raha üle kandnud, näiteks kui siin on näiteks tasu eest. Et see on selles konkreetses restricted litsentsis öeldud, mis tingimustel saad seda ikkagi kasutada. Ja selles mõttes, et võta või jäta olukord. Muidugi nähtavasti ma võtan ette, et siis tegi mingi vaidlustusprotsessi, et ma ei ole nõus sellega, et mul ikka võlaõigusseadus oli väga hea, et sisuliselt see oli avaliku võimu teostamine, avalik õiguslik juriidiline isik, nagu Tartu Ülikool ütleb mulle, et ma ei saa ligipääsu. Kui miks ma ei saa, et siis kas on nagu see mehhanism ka siis huvitav läbi või kui selline tingimus panna sisse, siis ma näen, et siin võib tekkida. Ei, ma räägin seda, et see on võtab või jätta olukord niikuinii, kui on restricted litsents, siis see tähendab seda, et sa ei pea igal juhul sinna ligi pääsema. Sul ei ole alati mitte mingisugust lubadust selle kohta, et sa pead selle asja kätte saama. Pealegi see nagu välistab seda võimalust, et sa lihtsalt klikk tõmbad endale kõik alla. Et kui sa juba pead meile saatma mingi konkreetse sõnumi, siis ei ole päris automaatselt. Sellesse konkreetsesse piiratud litsentsi saab ju kirja panna, et saadad meile oma uurimisplaani, see tõestab, et sul on nagu uurimismõtted, aga ligipääsu saab sa alles siis, kui me oleme nagu aktsepteerinud seda uurimisplaani. Ma saan aru, et sulle tõedes, kui ta ei tõusetugi, selliste nagu nende igasuguste lepingu ja mingi seaduse väljatöötamisel on hea nagu erinevad variandid läbi mõelda, et kui tuleb nagu sedasi, et kuidas siis, et kuidas on, kes see läbi vaatavad lihtsalt, siis võib ju vaidlus nagu tulla, et kas see on üldse sellisel nõudeldamiseks mõtet, et kui öelda lihtsalt, et nagu otsustada, kas on põhjendatud või ei ole, et aga siin on nagu otsustamine selle uurimisplaani alusel siis, et kas siis nagu reaalne, kas keegi teadmist nagu, ja seda uurimisplaani saab hinnata sisult teada. Jah, just, aga ongi, ega seda restricted litsentsi nagu töötab välja ikkagi konkreetse ressursi omanik. Ma mõtlen omanik mitte institutsiooni tasemel, vaid omanik teadlase tasemel. Ei, teadlasega päris ei saa seda siduda, sest teadlased on liikuvad. Ei, aga selles mõttes, et selle litsentsi tingimused töötab välja ikkagi see teadlane. Pärtel, kes korjab sellist ressurssi, siis kui ta annab selle ligipääsetavaks tegemiseks keeleressursside keskuse kaudu, annab sellega kaasa selle piiratud litsentsi. Aga Pärtel ei pruugi pärast olla see isik, kes valideerib seda uurimisplaani. Siis peab olema seal kirjas, eks ole, et kes... Pärija, ma arvan pärija näiteks. See ei pea olema konkreetselt nimeliselt, et Pärtel hakkab seda hindama, vaid et teil on mingi... Institutsionaalselt, eks ole. Ja tegelikult on küllalt palju olnud selle meie otsusega näiteks seda, et keegi kuskilt on guugeldanud ja leidnud eesti keele korpus. Ma küsin, et milleks sa seda tahad, ta ütleb, et ma teen, ma ei tea, masintõlke rakendust, et tegelikult ta tahab mingit muud korpust, ta lihtsalt, see on mingi esimene, mille ta on leidnud. Ja tegelikult ma siis saan ta suunata õigele teele juhatada. Et kasu on jälle vastastikku. Selle asemel, et ta tõmbaks alla terve hunniku sellist enkelt delikaatset materjali. Et selles mõttes mina usaldan küll teadlasi, et nad võivad, kui sa oled jõudnud oma uurimisplaani esitamisega kohale, siis nad võivad sulle hoopis paremat nõu anda selle koha pealt. Tegelikult sa ei vajagi seda, vaid vajad hoopis toda. Küsimus ei ole teadlaste usaldamises, lihtsalt süsteem on nagu toimima, et kui ta läheb pensionile ära või seal teises, kuidas siis ta ei saa nagu inimesega seotud olla. Okei, selle peale meelde. Tartu Ülikooli nagu ikka jääb. No Tartu Ülikooli sees ka kaovad need käsuliinid ära, et siis ei saa kunagi teada.
et nende nõuetega praktikas mõnikord nagu seatakse, aga siis lõpuks tuleb mingisugune väga imelik asi, mingisuguse osakonna sekretär vaatab seda ei kuule. See on lihtsalt see, et kui on reaalne ressurss sinna alla panna ja on võimalik, siis miks mitte. Et noh, ka järgmine on selles mõttes küsimus, et kas ressursi ligipääsu eest küsitakse tasu. See on siis natukene konkreetsem, et siis peab olema selle juures ka see tasu maksmise võimalus. Et see on ühest küljest nähagi, et see on see piiratud litsents kindlasti, aga see pluss FF tähendab seda, et peab olema selleks siis tehniline teostus või mingid selged juhised, et kui sa maksad selle tasu ära, et siis sa saad ilma muude tingimusteta saad ligipääsu sellele. Seal on omad ohud, esiteks on see, et kui see on ikkagi teaduste raames on tehtud ja seda müüma hakata, siis see on ilmselgelt autoriõiguse rikkumine esiteks. Siis nähtavasti see tasud küsija ei saa olla see konkreetne töötaja, kes kirjutab jah, et mina tegin ressursin, et iga kord, kui keegi kasutab, siis maksab mulle. Ei no, tasu saab asutud loomulikult. Tartu Ülikool saab selle, kui noh, Tartu Ülikool ressurss. Lihtsalt, et juhtudel, sina oled üsna orienteeritud nendele ressurssidele, mille sisus on mingisugust autoriõiguslikku materjali. Aga noh, küllalt palju on ka sellist tõesti, mis ei ole autoriõigusliku materjaliga ressursse, et seal konkreetselt on tõesti selle asutuse, noh, asutus on nagu 100% omanik, ka sisu omanik. Et siis ta võib ütelda, et ma tahan selle eest raha saada aga siis ta võib sellisel juhul nagu selgelt seadma need tingimused, kuidasmoodi pärast raha maksmist või noh, et ilma mingisuguste lisatingimustelt saab selle ressursile ligi. Aga see on küllalt haruldane juhtum, et see on lihtsalt tutvustamaks seda võimalust, paneme sellega ju näiteks nõu. Kas keeleressursside keskus tegeleb ka raha vastuvõtmisega? Tähendab, senikaua, kui me saame tõukefondidest raha, seni me ei taha mitte mingit raha võtta, sest see on... Ei, selles mõttes, et kui mina näiteks panen oma keeleressurssi, mida ma tahan müüa ja tahan levitada seda keeleressursside keskuse kaudu, kas on võimalik ei, siis sa raha sina ikkagi. Sina oled selles mõttes ressursi omanik, tähendab sinu asutus. Tartu Ülikool saab. Et krediitkaardi makseid vastu ei võeta. Võib-olla Tartu Ülikool korraldab ka krediitkaardi makseid, aga lihtsalt põhimõte on selles, et keeleressursside keskus ei võta seda raha, vaid ta ainult vahendab informatsiooni ja ligipääsu. Ja ei vahenda ka makseid? Ei vahenda makseid. See peab olema mingi... Me võime panna üles lingi, et vot siin saad maksta, aga siis see maksmise asi tuleb endal korraldada. Sularaha maksed kassa. Jah. Ja noh, see on jällegi kas-küsimus, et peale on kõik formuleeritud kas-küsimustena, et kas õiguste omanik nõuab ligipääsu tagamiseks uurimisplaani. Noh, see põhimõtteliselt on niimoodi, et siin ei hinnata sinu uurimisplaani, aga sa pead lihtsalt ütlema, et jah, mul on uurimisplaan ja siis võib-olla mõne sõnaga kirjeldama seda või noh, nii nagu sa tingimused sead ressursi omanikuna või ressursi loojana, räägime siis nendest nii-öelda loojatest, kes on kõige informeeritumad selles suhtes, mida selle ressursiga teha võib ja saab. Et kui sa tahad, et ta oleks ikkagi läbimõeldud, mis ta teha tahab, siis sa saad panna siia noh, yes ja siis aga siis sa ei saa enam hinnata seda. Tähendab, kui on esitatud uurimisplaan, olgu või võlaõigusseadus, siis sa pead ligipääsu andma. Et selles mõttes on see variant parem, see üksikjuhtude variant, et kui sa oled huvitatud sellest, mis need uurimisplaanid on, siis peab valima selle variandi, kus vaadatakse case by case asju. Nii, aga võtame nüüd näiteks üldse selle maha, et küsitakse autentilist ja vaatame, mis siis. See kalkulaator on kõik väga tore ja seda ma olen enne proovinud ka, aga küsimus on minu arust just selles, et kas ma üldse saan mõnel juhul litsentsi anda või et kui just on sellised teosed, kus on kombineeritud see autoriõigus ja siis isikukaitse küsimused. Isikuandmete kaitse,
Et selleni jõutakse. Me jõuame nagu üldiste kasutustingimuste juurde, on üks asi, teine asi on see, et need on loomulikult sellised, sa ei pruugi üksinda suuta otsustada seda asja. Et see nõuab mingit konsultatsiooni, et valida seda paljast kalkulaatorist sulle võib-olla ei viisa. Jah, aga siin on eksperdid kohal, et võib-olla küsimus. No restriktid all läheb, ega selles mõttes selline on see, et kui ta on, et siin ei ole isegi seda kalkulaatorit vaja, ma arvan, kui ta on nagu isikuandmed delikaatsed, seal mingid on pead kuulatud, kuidas vähihaiged omavahel arutavad ja see on nende nimed sinna juurde pandud, no siis ta on nagu nii restriktid, et võib-olla isegi ta nii restriktid, et ei pääse nagu keegi üldse juurde. Aga ütleme, et mul on tekstikorpus, mille ma ise olen kokku pannud, aga see loetakse sisse ja seal on häälega tegu. Eks see kokku leppida, et nende sisselugejatega on tegelikult kõige lihtsam ju, et ta ei ja ole tehakse leping, aga tegelikult on ju tal õigus see alati tagasi võtta oma hääl, nagu te just ütlesite oma. Näete niimoodi lepingus ette leppetrahvi, et kui ta tagasi võtab oma nõusolekule. Aga kas isikuandmetele saab mingi leppetrahvi? Meil on täna seda viimast hakkasid maksma tõsiselt võtta. Ei no selles, kui ta on nagu leping, eks ole. Et okei, ta saab nagu tagasi võtta küll, aga see tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Nii, aga ütleme, et kui mina olen andnud selle ressursi juba mingisuguse litsentsiga, ütleme, et kasutage kõik vabalt mingi sellise litsentsiga, seda on kasutatud mingis ärilises rakenduses, häälest on tehtud näiteks kõnesünteesi rakendus, meie oleme teinud kõnesünteesi, aga selle peal ütleme, et mingi bussifirma teeb. Jah, ma tähendab, et esiteks on see, et siin on ka need esitajaõigused asjad, et mida on nagu maksimum võimalik teha, ikkagi kokku leppida, et ta lubab, eks ole. No tega rohkem nagu ei saa teha, selles mõttes, et mingid muud on kokku lepitud, et võib eeldada ikkagi, et see kokkulepe peab, ja ega kui ta ei pea näiteks tõdeb, et ei, et nüüd enam ei kasuta, eks ole, no siis tekivad küsimused näiteks, see on ka esitajaõigused, eks ole, sest esitaja tegelikult sellise hääle oma ja õigused kohati siin kattuvad, seda on esitaja ka sama ajal, et noh, siis öelda, et mul on esitust õigust kasutada, et kohati võiks ju tuua paralleeli nagu lauljaga, et lauljal on ka isikuandmed, et pärast enam ärge mu laulu esitage, mul on isikuandmed, et me ei tea ju tegelikult ikkagi lõppastmes, mida kohus ütleks vaidluse puhul, sellise tagasivõtmise puhul, et pigem need tagasivõtmise kontekst, siin peaks nagu täpselt vaadata need kontekste, pigem need on sellised suht isiklikumad nagu kontekstid, et kui ta lihtsalt nagu hääle kasutamine on, siis see kontekst ei ole ju niivõrd isiklik, ei, no võib-olla käib ikka närvidele, kui igal pool hakatakse sinu häälega. Jah, aga siis tuleb kokku leppida, et mis aitaks nähtavast, ega siin nagu 100% garantii nagu nii ei ole. Mis on võimalik lihtsalt riske maandada. Ja riske saab maandada sedasi, et leppida võimalik kasutust, no tähendab, et see nõusolek oleks võimalikult teadlik. Et mida täpsemalt pole ära rääkida, mida sellega tehakse, siis selle suurel tõenäoliselt ta ei hakka nagu vaidlema. Kui ta hakkab vaidlema, seda ju tagasi pöörata kõike ei saa, et keegi juba kuskil kasutab, no siis sa öelda, et mine räägi temale ise, et sa ei luba. Mina kui litsentsi andja, et ma ei ole pärast siis vastutav enam. Ei no, aga see ei ole tagasiulatavat jõudu, see ei ole ju tagasiulatav jõud, et muidugi nende täiendavate kasutajatega, eks on nagu vaidlus üks omajagu tulla, aga no ei saa ju nõuda selles mõttes, et siin ju see slaidi peal oli ka selles, et see ei oma ju tagasiulatavat jõudu. Selles mõttes, et ta ei saa ju mulle öelda, et täna lubab ütleb, et jaad kasuta häält, et niimoodi mul see korpus, niimoodi ma kasutan, kuule tegelikult ma ei taha, et sa kasutad, hüvita mulle nüüd kahju, mis sa eile kasutasid, et nähtavast seda ei saa nõuda, saab nõuda, et ma edasi ei kasutaks. Nii, aga see teeb nendele sellele ärile, näiteks kes on juba sünteesalt hakanud kasutama, see... Aga ongi äririskid ongi, elu ongi keeruline, ongi riskid. Aga kui mina olen öelnud, et see on vaba kasutus, kui tegelikult on see... Aga kas tuleb lepingus öelda, et võttes arvesse, et selline võimalus on olemas, et seda teavitada? Mingit lepingut ärikasutajaga ma ei kavatsegi sõlmida, sest ma ütlen, et minul on vabalt kasutada. See on nagu teadustöö tulemusena valminud sünteesi rakendus. Jah, aga ta peab arvestama siis seadusandlusega, see kes kasutab, et ta peab ju teada selles mõttes, et see, et tema isikuandmete kaitse seadus ei tea, ei tähenda, et see siis talle ei laiene. Ei no selles mõttes, et ega tema ei pea kõnesünteesi spetsiifikas tungima, aga kas kõnesünteesi tegijad peavad suutma ette näha seda, et kui me oleme kasutanud ühe inimese häält põhimõtteliselt algmaterjalina lihtsalt, et isegi ühtegi lauset, ühtegi sõnu vist võib-olla võib esineda täpselt samas koosseisus. Isegi statistiliste meetodite puhul lihtsalt luuakse mudel,
selle hääle põhjal, isegi ühtegi häälikut tema sisse loetud kõnest ei lähe sinna kõnesünteesi. Aga mida ta siis nagu nõuab? Aga see hakkab ikkagi kõlama tema hääle moodi. Jah. Aga äratuntavalt. Äratuntavalt. Ta on tuvastatav, isikupõhiselt tuvastatav. Nojah, aga selles mõttes, et kuigi minu ajal on ka kellegi teisega sarnane, eks ole. See on ka need vaidlusasjad ja et ju seda mingit selle isikuandmekaitset ka järjest rohkem nagu reformitakse ja vaadatakse, et ta ei ole niivõrd, ma arvan, lõplikult paika loksunud, et igal juhul see kokkulepe on parem kui mitte midagi. Eks ole, ja mida täpsem kokkulepe, mida rohkem on nagu selgitatud, et noh, sest ega see, et üks põhimõte ütleb sedasi, et ega see ei tähenda, et kohus nagu teistmoodi või öelda, ütleb, et jaa, et põhimõtteliselt on küll, aga noh, kui see on nüüd selline kasut, noh, sisuliselt me ei tea tegelikult, et kuidas see nagu vaidlus, et ma arvan, kui seal luba ei ole küsitud ja väga ebamäärane ja sedasi, aga mida nagu täpsem, seda suurem tõenäosus, et noh, võib öelda küll, et okei, seadus ütleb küll, aga see on hea usu põhimõttega vastuolus, kui sa nüüd niimoodi keelad ja et tahad nagu nii-öelda pahausselt käitud ja et meelega kahju tekitada, et ega ta ei pruugi sellest võitjana välja tulla. Vastupidi, saab need kohtukulud ka veel kaela, et seal on nagu mitmeid nüansse, ta ei ole nagu väga sirgepiiriline see asi, et ta on ikkagi nagu selline arenev valdkond, eriti tehnoloogia kontekstides ja kokkuleppida, no mida te saate teha, saate kokku leppida, võimalikult ära seletada, mida te teete, see kokkuleppes kajastab kogu lugu. Või on ikka need lahus, et mina võin litsentsi anda, sest litsentsi antakse autoriõigustele ja see, et seal on veel isikuandmete kaitse taga, et see on nagu siis see tuleviku rakendus. See on alati nagu strateegia küsimus tegelikult, et lepingu võib ju ajada väga tohutult keeruliseks, eks ole, kõik ära kajastada, et aga nähtavasti kuskilt tuleb selline optimaalne piir, et kust maalt on nagu mõistlik, kust maalt ei ole, sest tegelikult võiks ju täiesti detailideni minna, et noh, lehekülgede viisi, eks ole, et tekib küsimus, et kust maalt on mõistlik see risk võtta ja kust maalt ei ole, et see on lihtsalt nii-öelda selline hindamise küsimus, et detailid ei nähtavasti isegi kui ükskõik, no, et ükskõik kui detailideni kokku leppida lõpuks, et ega vastutust ikka ei välista, lihtsalt oli üks, kõrvale kõige oli üks kaasus, kus need osad välismaa Ameerika kirjastused kardavad kangesti vastutust. Ja siis üks oli psühhoanalüüsist, üks autor oli kirjutanud, kuidas on mingi tervendad ennast ja mõtled häid mõtteid ja siis kirjastused vastutust kattis ta kirjutas sinna kuhugi sisekaane peale, ütles mingisuguse disclaimeri, et no, et kui sul on ikka tugev psühhiaatriline probleem, et mine ikka arstile, et ära ikka ainult ennast ravi. Ja see autor andis ta kohtusse ja võitis, ta ütles, et mind kui autorit alavääristas, minu meditsiinilist sõnumit ei pea, et ühtpidi sa nagu maksimaalselt püüad nagu ära kaitsta, et disclaimerit, et sa lõpuks sellega ka, et ega siin nagu maksimaalselt nagu turvalisus sellist ei ole võimalik nagu tekitada, et kuskil läheb selline mõistlik piir. See on nagu ikka eestlastega, et algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama, praegu on meil niisugune ajapiir tuleb väga lähedale ja samas ma saan aru, et just nüüd tekivad sellised huvitavad mõtted ja tahaks kõik Aleksei käest küsida, et võib-olla me siis lepiksime vahepeal kokku, et kuidasmoodi inimesed, kes tahaksid Aleksei käest konsultatsiooni saada oma üksikutes. Me võime mingi ürituse teha mingisuguse ümarlaua mingisugused, ma arvan, on lihtsam sedasi. Jah, või siis kui nendest üksikjuhtumitest koorub mingit kasulikku teadmist kõigile sellisel juhul. Meil tuleks nagu kuidagi süsteemsemalt, et nad kuidagi kokku koondada ja sedasi, et on nagu realistlikum teha mingisugune ümarlaua moodi, siis me saame nagu teised ka kasu, et kuidagi nagu läbi arutada mingisuguseid kaasuseid, et see on nagu parem, et ma kujutan ette selline versioon. See tähendab, et ütleme töövoo mõttes oleks sedasi, et siit saadud informatsiooni te saate läbi mõelda ja selle kalkulaatori kõige selle jutuga siin ma panen ka meie kodulehele ülesse. Te saate mõelda rahulikult oma juhtumite üle, et siis saata need Alekseile, lihtne aadress aleksei.kelli.ee. See on ka pärast laidet näha, kui need üles saavad. Katrile panna ka koopiast. Ja mulle võite ka koopia panna, et võib-olla mõnel juhul ei olegi selline asi, mida peaks Aleksei vastu, võib-olla oskan mina juba nõustada. Aga koondame need kokku, ma arvan, pigem on nagu sedasi, et mitte üksikjuhtu, et koondame mingisugused probleemigrupid ja siis vaatame, et võib-olla tuleks näiteks veel mingid kellegi andmekaitse inspektsioonist kutsuda rääkima, kuidas nemad nagu näevad rakendamise poole pealt ja näiteks mingisugune sügise poole mingisugune üritus teha. No sügisel meil tulebki, ma arvan, reklaamipaus, tuleb Eesti keeletehnoloogia riikliku programmi konverents ja seal on terve üks päev mõeldud just nimelt keeleressursside kasutamise jaoks. Et siis kindlasti me lülitame sinna ka selle õpitoa või
kus me räägime just nendest kasutustingimustest, juriidilistest probleemidest, kõigest sellest. Ma arvan, et sinna tuleks kindlasti kutsuda Andmekaitse Inspektsioonist keegi, et kuidas nemad nagu näevad seda. Et see on nagu hästi oluline, et kuidas just rakenduspoole pealt. Et kui nad ei näe nagu probleemi, on iseenesest nagu hea, et minu põhivaldkond on ikkagi nagu see intellektuaalomand, et üldjuhul ma orienteerun sellest isikuandmest, aga ma arvan, et just see rakendus, kuidas nemad nagu näevad, et aga see on nagu korraldusküsimus, et kokku koondada, et sinna, et see on andmekaitse asi just, et kuidas, et no mis Eestis, kuidas nad arvavad, et kuidas, et peaks nagu hakkama nendega näiteks kooskõlastama ja mingisugune koostöö, mingisugune hea kavatsuste protokoll Andmekaitse Inspektsiooniga tegema, et selles mõttes probleem on olemas ja selge on see, et ebakindlust ei tohiks olla, et tuleks nagu ebakindlust tähendada, aga siin ma arvan, et mitte ainult nagu info saamise eesmärgil, vaid mingisuguse koostööformaadi saamisel, et äkki on võimalik Andmekaitse Inspektsiooniga mingi koostööformaat kuidagi luua, et kuidagi nad ütlevad, tehke niimoodi, siis te olete kaitstud ja päästetud. Nii et Pärtil oli ka veel midagi? Mul oli tegelikult selle hommiku poole kohta küsimus, et kui on vaja ressursside üleslaadimisega abi, et kelle poole siis pöörduda. Siis on meil seal taga Argo ja Mihkel. Kodulehel on meie kontaktid väljas, eks ole? Mida? Kodulehel on meie kontaktid ka saadavad? Ei ole. Ei ole? Jah. Me peame nüüd selle ürituse tagajärjel panema igasugune materjali kaasa arvatud iga asja puhul kontaktid ülesse. Aga siis me kirjutame sinna juurde, et tehnilistes küsimustes palun. Sest jah, kui keegi tahab kogu saada versioneerimise või ressursi laadimise, siis me hea meelega vastame. Mingit sellist nagu skripti abi, et üles seada nõu on ja et siis me arvestame õpetada väga, et tööd eest ära teha me ei tule seda tegema. Nad olid sellised hästi ökonoomsed poisid, et pigem õpetavad, kui et ise ära teevad. Tahab õngemit ja me kala või tahab õngemit. Et paistab, et lõppkokkuvõttes võib öelda, et oli kasulik üritus nii meile kui teile ja et minu järeldus on küll, et võiks teha veel. Ja kui te siis sellega nõus olete, siis eks me siis jälle reklaamime järgmist üritust ja teie võite ka teistele ütelda, et tulge, ei ole midagi hirmutada, aga võib saada midagi kasulikku. Et ka tänan kõiki tulemast ja nägemiseni.